Hei, tere ilusat esmaspäeva. Täna tahan ma sulle rääkida tegutsemisest, aga tegutsemisest selles võtmes, et kas tegutseda rohkem või tegutseda efektiivsemalt. Kas sinul on ka niimoodi, et kui keegi ütleb, et selleks, et elus tulemusi saada, pead sa rohkem tegema, rohkem väärtust looma, rohkem, tööd tegema, hilja voodi ja vara hommikul ülesse, jah, nagu veel vanesõna ka ütleb. Ja iga kord, kui sa seda kuuled, siis sa põhimõtteliselt tahaks oksele hakata, sellepärast, et no palju võib, meil kõigil on 24 tundi, on ju. Ja siis, kui keegi ütleb, et sa pead rohkem tegema, sa pead endast rohkem andma, siis sa justkui tunned, et sa oled nagu tühjaks pigistatud sidrun, et no ei ole rohkem midagi anda, on ju. Et ma tahan sulle öelda, et sa ei ole üksi, ka mina tunnen ennast endiselt vahest sellises olukorras. Ja on väga-väga palju neid inimesi, kes tunnevad ennast sellises olukorras selliselt, et no mida te must tahate saada, on ju. Aga samas me ju kõik tahame elus saada tulemusi ja tahame ka elada mõnusalt voolavuses, sõna, mida kasutatakse ja nii-öelda nagu mul vanem tütar tahab öelda 9-aastane, et chill peab olema, eks. Aga mida siis sellises olukorras teha? Rohkem anda, rohkem teha ei tähenda seda tihti tegelikult, et me peaksime rohkem vaeva nägema. Et meil on justkui sisse kodeeritud see, et rikkus, jõukus, igasugune heaolu tuleb mingi ilge vaevaga. Aga tegelikult on niimoodi, et see vaev teeb meid ainult katki ja see ei tee mitte kedagi õnnelikumaks. Rohkem anda tähendab seda, et sa pead tegelikult olema ise efektiivsem. Mis tähendab efektiivsem? Jällegi, ära kao ära sinna, et mina pean justkui planeerima, pean olema hullult tubli ja hullult järjepidev ja nii edasi. Jah, see võib nii olla, aga tegelikult on efektiivsusel mõeldud seda, et nagu ka igasugune jõukus, mis võimaldab meile siis seda mõnusat elustiili ära elada, on ju, loodetavasti, on see, et me toome tulu näiteks läbi teiste inimeste iseendale. Samal ajal võidavad sellest ka teised inimesed, ei ole kellegi ära kasutamine, ma ei mõtle siinkohal seda, on ju. Et efektiivsemalt töötada võid sa näiteks delegeerida oma ülesandeid ja anda ära neid asju, mis sulle võib-olla vähem meeldivad, mis sulle võib-olla vähem nii-öelda kehvemini välja tulevad, et ei ole nii-öelda sinu loomupäraste tugevustega seotud. Või siis meil on tehnoloogia, mis võimaldab automatiseerida asju, et seda ära kasutada, on ju. Ja seda sa saad teha ka oma tööl. See ei pea olema, sa ei pea olema suur ettevõtja selleks, et oma ülesandeid ära delegeerida. Saad seda teha ka oma meeskonnas, oma tööl, kolleegidele, mis sul on, on ju. Lihtsalt tuleb seda hästi serveerida. Ja ausalt, kõigepealt, võtta siin kohal ongi see, et ausalt otsa vaadata, miks ma üldse olen ülekoormatud, miks on minust see, et ma ei suuda rohkem anda. See on viide sellest, et sa oled ülekoormatud, eks. Aga miks me koormame ennast üle igasuguste asjadega? On sellepärast, et kui ma olen ka varem öelnud, et inimestel üks suurimaid vajadusi on olla armastatud, jah? Ja selleks, et me arvame, et kui me teeme nii või naa, siis me oleme armastatud. Ja miks me ei anna asju käest ära, miks me puhjame endale, võtame vastu, ma ei tea, ülemus tuleb, kuule, kas sa saaksid selle ära teha? Jaa, muidugi ma saan selle ära teha, et me ei ütle ei. Me tihti ei ütle ei, me väldime seda eid sellepärast, et me kardame, et siis me ei ole vastu võetud. Siis meid nii-öelda lükatakse välja, siis meid ei armastata, eks. Ja seda me püüame elu eest vältida. Ja teine asi on seal see, et kui me ei tee ise, siis me kardame kaotada kontrolli ja siis me tahame kontrollida neid tulemusi, et me ei usalda teisi inimesi. Näiteks, kui asju anda inimestele edasi. Ja kolmandaks on see, et kui me annamegi käest ära ja siis meil tekib endal see tühi tunne, aga mis siis mina teen? Mida mina siis üldse väärt olen? Ja nii edasi, et me ei võtagi vastu seda nii-öelda kergemat elu, sellepärast, et kui ma ei näe vaeva, siis ma justkui ei olegi asju väärt, siis ma ei ole paremat elu kvaliteeti väärt. Ma ei saa võtta vastu ja siis me oleme lõksus, me saboteerime ennast, on ju. Ehk siis vaata, kus sa saad tegutseda efektiivsemalt. Jah,
see võib olla ka see, et sa vaatad oma päevaplaani üle ja vaatad, et kuhu mu aeg tegelikult kaob, on ju. Vaata tagant järgi, kui sul on eesmärgid, on ju, mida sa tahad täita, siis vaata, palju sa eile näiteks pühendasid oma aega selle eesmärgi täitmiseks. Kas sa üldse pühendasid? Pane kirja tund tunni ajal, see tund tegelesin sellega, see tund tegelesin sellega, see tund käisin seal. Kui palju sa päriselt pühendasid oma eesmärkide täitmisele? See on sulle hea peegel, hea tagasiside, on ju. Ja teine asi on see, et vaata, kuhu läheb sinu aeg, on ju. Et väga tihti läheb meie aeg kas teiste inimeste teenimisele, on ju, või siis oma emotsioonide allumisele, mis tegelikult ei täida ei too meile neid tulemusi, mida me tahaksime nii-öelda saavutada siis elus. Et need on kaks asja, kuhu meie nii-öelda igasugune tegutseme tähelepanu üldjuhul läheb. Aga nüüd jah, vaata see delegeerimise pool, mida sa saaksid ära anda. Kõik, mis sulle ei meeldi, sul on vastukorva või sul ei tule hästi välja, siis ma soovitan need edasi anda, eks. Ja see ei tee sinust kehva inimest. Sa oled endiselt väärtuslik. See, et sa teed vähem nii-öelda, aga töötad efektiivselt, see toob sulle tulemusi. See, et sa ei tunne nii-öelda seda raskust, on ju, et ma näen vaeva, ma olen tubli inimene. See ei pea olema, lase sellest lahti, eks. Ja kolmandaks, siis kui sa lased lahti ja annad neid tööd üle, siis sinul tekib see loovus, sul tekib see nii-öelda energia juurde ja kuidas sa saad veel rohkem väärtust luua ja sealt tuleb su ellu ka veel rohkem tulemusi. Ja pea meeles, et kõik võidavad sellisel juhul. Sinu kolleegid või sinu alluvad, kes iganes sul on ju, et ümberringi, nemad võidavad sellest, nemad saavad tööd teha ja üldjuhul anna oma tööd ära neile, et neile meeldib neid ülesandeid teha, on ju. Püüa paigutada niimoodi oma ülesandeid edasi delegeerida siis. Nemad saavad sellest õnnelikumaks, eks. Võib-olla annab see võimalust neile raha juurde teenida, kui sa annad neile mingit tegevust ära. Ja nemad tunnevad ka ennast hästi, sellepärast, et nad said sind aidata, on ju. Vaata, suvel ma olin enesearengu festivalil ja seal Erik Edmiits esines ja ma lihtsalt jälgisin, mida rahvas tegi. Ja ta küsis küsimuse, kui paljud teist tahaksid teisi aidata. Ja peaaegu, et eranditult kõik tõstsid käe. Ja siis, kui ta küsid, kui paljudele meeldib abi küsida, siis oli väga üksikuid inimesi, kellele meeldis abi küsida. Ja see ongi see, me püüame kõik olla kangelased, jumala eest, veri ninast väljas, kõik ise ära teha, aga me ei küsi abi. Aga meile kõigile meeldib aidata. Kui keegi tuleb meile, kas sa teeksid selle ära? Ja muidugi ma teen. Ja siis, mis juhtub? Me põleme läbi, on ju. Abi küsimine on tegelikult üks väga suur julgus ja tugevus, näita seda endast välja ja sellega sa aitad ka teisi, sest me kõik saame olla õnnelikumad, kui me saame teisi aidata. See teeb meid õnnelikumaks, eks. Nii et ma soovin sulle uuel nädalal efektiivset tegutsemist ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau, tšau.